kõigile, mina teeman Delpessin ja ma kasutan selle video jaoks Penelopet, kuna ma ei kasuta enam Penelopet väga palju, aga ta on ikkagi üks mu kõige lemmikumatest Delpessidest üldse. Nii et jah. Aga tänane video on siis 10 asja, mida mina vihkan kooli alguses. Jah, ärge saage minust valesti aru. Ma vihkan kooli. Ja selles videos räägin ma lihtsalt asju, mida ma kooli alguse suhtes vihkan, kuna neid on ka palju. Ma vihkan kooli. Punkt number 1. Uued õpetajad. Põhiliselt nende nimed. See on nagu teadmatus. Sa ei tea, millised on uued õpetajad. Kui sul tuleb uus õpetajad, siis on mingi, kas ta on tore, kas ta on halb, äkki ta ei meeldi mulle, äkki ma ei meeldi talle või. Aga kõige raskem osa on tegelikult nende nimede selgeks õppimine. Vähemalt minu jaoks. Tere klass, mina olen teie uus õpetaja. Te võite mind kutsuda Linnuks. Okei, ma ei saa seda nime ära unustada. See on nii lihtne. Lind, jah. Ütle talle lihtsalt Lind. Õpetaja Lind. Tere hommikust õpetaja kapsas. Punkt number 2. Aktus ja rongkäik. Ma ei tea, kas see on kõikides koolides. Ma arvan, et aktus on peaaegu kõikides koolides. Aga rongkäik on meie koolis ka sellised nii, et terve nagu kõik kooliõpilased lihtsalt nagu mingi on nagu kahekesi paari kaupa lihtsalt nagu kõnnivad mingi linnast läbi ja see on lihtsalt nii mõttetu ja kav. Aga aktus on ikkagi kõige kohutavam asi üldse kooli alguse suhtes, kuna, nojah, ma ei tea, kas teistel on, aga kui teil ei ole, siis teil veab. Punkt number 3. Tunniplaan. See on lihtsalt, ma nii usalt kardan, ma ei tea, mis meie tunniplaan on, mis mu tunniplaaniks tuleb, kuna ma kardan, et mul ei jää aega filmida. See on nii kohutav teadmatus. Okei. Mu ema tööpäev lõpeb kell 4, siis tulevad mu ema ja õde koju, ehk siis ma ei saa enam filmida. Ehk ma pean vähemalt 2 tundi enne neile koolist vabaks saama. Vähemalt ühel päeval, siis mul on aega filmida, kuna muidu ma ei leia endale aega, et filmida. Okei, siis mul peaksid olema vähemalt ühel päeval vähemalt mingi 6 tundi. 5 tundi oleks normaalne, jah, 5 tundi võiks ühel päeval olla. Nii, esmaspäeval on teil 6 tundi, teisipäeval 7 tundi. Kolmapäeval on siis ka 6 tundi, neljapäeval on 7 tundi ja reedel ka 6 tundi. Come on! Punkt number 4. Õpikute kogus. See hunnik lihtsalt tundub nagu läheks iga aasta suuremaks. Tavaliselt lähebki iga aasta suuremaks. Aga, no, te ei taha teada, kuidas nagu mina nende õpikute järgi käisin. Ma ei arvestanud sellega, et ma uued õpikud saan, kui ma viisin oma vanad õpikutele. See on nagu niimoodi, et ma lõpetasin 6. klassi, lähen nüüd 7. Ma viisin 6. klassi õpikud ära ja ma sain kohe 7. klassi õpikud kätte. Noh, ja siis ma olin mingi, neid oli nii palju, mul oli seljakott, mis oli umbselt täis õpikuid. Mul oli käes veel, ma andsin käes suure hulga õpikuid ja teises käes oli jalgratas. See polnud tore. Ma ei taha isegi teada, milline see kõrvalt välja nägi. Punkt number 5. Vanemad käsivad vara magama minekut harjutada. Miks seda harjutada? See on niimoodi, et ühel päeval see on mingi kell 7 on mingi äratus, ma ei tea, võib-olla kellelgi on varem, mul on sest kahju. No, sa lihtsalt ärkad ja harjutad, punkt, sa ärkad üles, sa ei pea midagi harjutama, harjutamine on mõttetu. See niikuinii ei ole kaua üleval. Punkt number 6 on natukene punkt number 3-ga sarnane. Tunniplaani päheõppimine. See tunniplaan muutub ka veel. Ma ei õpi seda nii kiiresti pähe, te teate. Mul on nii raske seda pähe õppida. Mul ei jää see lihtsalt pähe. Ma ei näe põhjust isegi, miks peaks. Ma kirjutan selle üles ja siis vaatan, kui mul vaja on. Ma ei pea seda pähe õppima, ega ma mingi nohik ei ole. Mul on teisi asju vaja pähe õppida. Aga see muutub ka veel. Ja siis ma unustan selle. Ma ei saa seda mitte kunagi pähe. Jessica, kas järgmine tund on eesti keel? Järgmine tund on matemaatika. Kool on 6 aega käinud. Kuidas sa siiamaani pole tunniplaani selgeks õppinud? See on raske, et sa teaks. Punkt number 7. Sa ei ole harjunud jooksma. See on lihtsalt nii, et kui kekatund tuleb, siis sa pead jooksma hakkama. Nagu mingid soojenduslinge jooksma ja niimoodi. Ja sa pole lihtsalt harjunud suvel jooksma. Sa ei jookse suvel. Sa ei ole mingi sportlik inimene. Sa ei jookse suvel. Kes on sportlik inimene siis? 5+ te teete midagi vähemalt suvel. Aga ma pole üldse sportlik inimene. Lihtsalt ma ei jookse nii tihti suvel. Kui ma tahan mitte kuskile minna, siis ma kasutin jalgratast. Ma ei tea, kas see läheb sportimise alla. Punkt number 8. Sa pead olema valmis nälgima. Ma ei tea, kas teistel koolides on nii, aga
mu koolisööklatoidud pole just väga head. Vähemalt mulle ei maitse need. Võib-olla mitte kellelegi võib-olla maitsevad need. Mul on kõht nii tühi. No, järgmine vahetund on söögivahetund, nii et sa saad õnnelik olla. Söögiks on tatar. Ma ei söö tatart. Punkt number 9. Sinu elu on koolis olles kurve. Punkt number 10. Kool ise. Kuna sa vihkad kooli. Ups.